mida me tegelikult teame, tõsiselt. Aga mis siis, kui on olemas tõdesid, mida me oma mõistusega lihtsalt kinni ei püüa? Just nendesse küsimustesse me täna sukeldumegi, uurides Kyriakos Markidese raamatu Vaikuse mäe kaudu ida õigeusu kloostrielus sügavaid ja, ütleme ausalt, üsna radikaalseid vaimseid õpetusi. Me alustame teekonda, mis põhimõtteliselt paneb kaks täiesti erinevat maailmapilti omavahel vastamisi. Ühelt poolt see tavaline, ilmalik vaade ja teiselt poolt sügavalt vaimne. See on liikumine ratsionaalsusest müstikasse, mis sunnib meid kõiki küsima, kuidas me üldse teame, mis on tegelikult reaalne. Ja meie giidiks sellel teekonnal on autor ise, Kyriakos Markides. Kujutage ette, akadeemiline sotsioloog. Tema jaoks oli maailm, üsna mustvalge. See oli piiritletud faktide ja ratsionaalse analüüsiga. Kõik, mis sai sellest väljapoole, see oli tema jaoks lihtsalt suletud raamat. Tema silmis ei olnud mungad ja müstikud mingid tarkuse hoidjad, vaid pigem, mineviku jäänukid. Ta pidas nende eluviisi lihtsalt reaalsuse eest põgenemiseks, millele saaks kergesti külge kleepida mingi psühholoogilise diagnoosi. Aga siis juhtub midagi, mis lööb kogu selle ilusa loogilise maailma segi. Ta on tunnistajaks millelegi täiesti seletamatule. Mistik nimega Daskalos tervendab tema silme all halvatud naise. Ja see on hetk, mida tema loogika ja teaduslikud raamid ei suuda enam mitte kuidagi seletada. Ja seda skepsist, seda kahtlust, kehastab raamatus tegelane nimega Toomas. Ta esitab otsekohese küsimuse, mis on ilmselt paljudel meelgi mõttes, kui ta kohtub raamatu vaimse teejuhi, isa Maximusega. Aga isa Maximus pöörab selle arusaama täiesti pea peale. Ta selgitab, et kloostri elu pole põgenemine maailma eest, vaid hoopis sügav ettevalmistus maailma jaoks. See on nagu vajalik vaikuse ja treeningu periood, et puhastuda ja koguda jõudu, enne kui saab teisi päriselt aidata. Ja see viib meid ühe väga olumise mõtteni. Kui meie tavapärane tegutsemine pole lahendus, siis äkki pole ka meie tavapärane mõtlemine õige tööriist? See küsimus juhatabki meid raamatu kõige kesksema ja, ütleme nii, radikaalsema õpetuseni. Siin esitab isa Maximus midagi, mis on väljakutse kogu meie lääne mõtteviisile. Mis siis, kui see meie loogika ja ratsionaalne mõistus, mille üle me nii kohutavalt uhked oleme, on tegelikult piiratud? Mis siis, kui on olemas hoopis teine, palju sügavam viis teadmiseks? Sest selle traditsiooni järgi ei asu meie olemuse tõeline keskus üldsegi mitte peas, vaid südames. Ja südase pole siin mingi metafoor emotsioonidele. Ei, seda kirjeldatakse kui vaimset silma, kui reaalset tajuorganit, mis ongi loodud Jumala otseseks kogemiseks. Ja see muudab kõike. See tähendab, et vaimse tõe leidmine ei ole intellektuaalne harjutus. Ei piisa raamatute lugemisest. See on isikliku transformatsiooni protsess ja tööriistaks pole mitte tark pea, vaid puhas süda, mis on vaba igasugustest egoistlikest kirgedest. Ja siit tulebki see teraväljakutse. Sa võid ju öelda, et Jumalat ei ole olemas. Aga kas sa oled eksperimendi läbi teinud? Alles siis, kui oled oma tajuinstrumendi, oma südame täielikult puhastanud ja vaatad, aga ikka ei näe mitte midagi. Alles siis võid sa seda väita. Aga ärgem arvake, et see südame puhastamine on mingi rahulik jalutuskäik pargis. Ei, see on sõda. Pidev, valvas, halastamatus sisemine lahing ühe nähtamatu, aga äärmiselt reaalse vastase vastu. Ja neid vastaseid nimetatakse logismoi. Mõelge neist kui pealetükkivates mõtetes või nendes negatiivsetes mõttemustrites, teate küll, mis pähe ronnivad. Isa Maximus selgitab, et probleem polegi selles, et need mõtted ilmuvad, see on paratamatu. Tõeline vaimne oht peitub selles, mida me teeme siis, kui nad on kohal. Ta kirjeldab seda nagu allakäiguspiraali 5 etapis. Kõik algab süütust rünnakust, negatiivne mõte lihtsalt ilmub. Ohtlikuks muutub asi 2. etapis, kui me hakkame sellega suhtlema. Kui anname nõusoleku, oleme juba konksu otsas ja langeme vangistusse. Ja lõpuks muutubki see sügavalt juurdunud kireks, mis valitseb meie elu. Võitlust tuleb pidada kohe alguses. Just nimelt. Kogu vaimne lahing peetakse just nendel esimestel etapidel, suhtluse ja nõusoleku piiril, enne kui see mõte saab endale südamesse pesa teha. Aga kuidas? Kuidas seda lahingut võita? Selleks on vaja üht väga konkreetset vaimset relva. Ja selleks peamiseks relvaks ja kaitsekilbiks ongi Jeesus palve. Selle lühikese lause pidev kordamine ei ole lihtsalt sõnade pomisemine. See on praktika, mis hoiab meele keskendununa ja justkui ehitab südame ümber kaitsva müüri, millest negatiivsed mõtted lihtsalt läbi ei pääse. Okei, me oleme nüüd rääkinud sellest
pidevast sisemisest võitlusest, südame puhastamisest. Aga tekib küsimus, mille nimel kogu see vaev, mis on selle raske ja pika teekonna lõplik sihtpunkt? Ja see eesmärk on midagi palju enamat kui lihtsalt pääsemine või paradiisi jõudmine. Eesmärk on teoosis, see on seisund, kus inimene ühineb Jumalaga, muutudes armu läbi selleks, mis Jumal on olemuselt. See on vaimse teekonna absoluutne tipp. Aga see teekond tippu pole mingi udune siht, vaid see kulgeb mööda väga selget kolmeosalist teed. See algab katarsise ehk aktiivse puhastumisega, liigub edasi fotisise ehk jumaliku valgustumise juurde ja kulmineerub lõpuks teoosise ehk täieliku ühinemisega. Ja siin on oluline märgata dünaamikat. Esimene etapp nõuab inimeselt aktiivset pingutust. Teine on aga puhas kingitus, jumalik arm. Ja viimases etapis ei jää inimene üksi oma õndsusesse, vaid temast saab Jumala armastuse kanal maailmas. See näitab, et tõeline vaimsus viib alati tagasi teiste teenimiseni. Ja siin saabki ring täis. See, mis alguses tundus egoistliku põgenemisena maailmast, lõpeb tegelikult kõige altruistlikuma tagasipöördumisega. Sest need, kes on jõudnud teosi ja seisundisse, ei eraldu, vaid neist saavad kõige võimsamad teejuhi ja tervendajad teistele. Ja nii jõuamegi tagasi sinna, kust alustasime. Sama küsimuse juurde, aga pärast selle teekonna läbimist pole see enam lihtsalt teoreetiline mõtteharjutus. Vaiksuse mägi esitab meile kõigile väga isikliku väljakutse. Kas me julgeme tunnistada, et meie mõistusel on piirid? Ja kas me oleme valmis alustama tööd ainsa instrumendiga, mis võiks meile näidata seda, mis on seal teisel pool, meie südamega?